raha tuleb ja kaob kohe. Sa tead seda tunnet. Palgapäev, väike boonus, ootamatu sissetulek ja 2 nädalat hiljem vaatad kontosaldot ning mõtled, kuhu see kõik läks. Sa ei ole raiskaja, sa ei ole vastutustundetu, sa ei ole laisk ega rumal, aga raha ei püsi. See libiseb sõrmede vahelt nagu vesi, ükskõik kui tugevalt sa oma peopesad kokku suruksid. Mis siis tegelikult toimub? Mis siis, kui see ei ole sinu iseloomuviga? Mis siis, kui probleem ei ole sinus üldse, vaid milleski, mis on sinusse kirjutatud? Täpselt nii, nagu kirjutatakse instruktsioone raamatusse. Ammu enne, kui sa isegi sündisid. Mis siis, kui su keha täidab täpselt seda käsklust, mille su vana-vanemad endale ellujäämiseks programmeerisid? Käsklust, mis tol ajal päästis elu, aga täna hävitab su finantsilise tuleviku. Epigeneetika. Teadus, mis uurib, kuidas keskkond ja kogemused muudavad geenide käitumist ilma desoksüribonukleiinhapet ehk lühendatult silmas pidades, on viimase 20 aasta jooksul teinud avastuse, mis muudab kõike seda, mida me arvasime teadvat vaesuse ja rikkuse kohta. See avastus ütleb, traumaatiline kogemus ei kao inimesega, kes selle läbi elas. See kirjutatakse keemiliste märkidena otse järgmiste põlvkondade geenidele. See antakse edasi nii kindlalt kui silmavärv ja pikkus. Su vana-vanavanemad elasid üle asju, mida sa ei suuda ette kujutada. Sõda, nälg, kollektiviseerimine. Aastakümneid kestnud puudus, kus iga penn loendas, kus hoiustamine tähendas eluohtlikku riski, kus raha hoidmine nähtaval kohal kutsus esile konfiskeerimise või hullemat. Nende keha õppis ühe selge õppetunni. Raha on ohtlik. Raha tähendab ohtu. Raha tuleb kiiresti kulutada, varjata või hävitada, enne kui keegi tuleb seda ära võtma. Ja see õppetund on täna sinus. Keemilise märgina, aktiivsena. Kas sa tahad teada, kuidas see täpselt toimib? Kuidas täpselt see muster välja näeb sinu igapäevaelus? Ja kõige tähtsam, kuidas seda muuta? Sajandeid tagasi, kaugel põhjas, kus talved kestsid 8 kuud ja kevad tuli nagu armuand, teadsid soome-ugri hõimude tarkmehed midagi, millest tänapäeva teadus alles räägib. Nad kutsusid seda mälestuseks, mis elab luudes. Nad teadsid, et inimene kannab endas mitte ainult oma elu, vaid ka oma esivanemate elu, nende hirme, nende võite, nende haavu. Šamaanid tegid rituaale, mis polnud mõeldud praeguse haiguse ravimiseks, vaid mineviku haavade sulgemiseks. Nad mõistsid midagi olulist. Mõnikord ei ole su kannatuse allikas sinus. See on 7 põlvkonna taga. Kaasaegne teadus on jõudnud samale järeldusele teisest suunast. 21. sajandi alguses avastasid Zürichi ülikooli teadlased midagi, mis raputas psühholoogia ja bioloogia vundamenti. Nad tegid katse hiirtega. Põlvkond, mis oli õppinud teatud lõhna kartma, andis selle hirmu edasi oma järglastele, kellel polnud kunagi seda lõhna kogenud. Hirm oli kirjutatud geenidele, mitte metafoorina, mitte psühholoogilise pärandusena, keemilise märgina, mida nimetatakse metüleerimiseks. Metüleerimine on protsess, kus keemiline rühm kinnitub desoksüribonukleiinhappe ahelale nagu post-it-märk raamatusse. See märk ei muuda teksti ennast, see lihtsalt ütleb rakule, millist lehekülge lugeda ja millist mitte. Traumaatiline kogemus paneb keha kinnitama need märgid teatud geenidele. Geenidele, mis kontrollivad stressireaktsiooni, ressursside haldamist, ohutaju. Ja need märgid päranduvad edasi. Su esivanemad, kes elasid üle sõja ja nälga, ei andnud sulle ainult oma silmavärvi. Nad andsid sulle ka oma ellujäämisstrateegiad, keemiliselt kodeeritud. Aktiivsena su kehas praegu, sel hetkel, kui sa seda kuulad. Mõtle sellele hetkele. Millal sa viimati tundsid, et finantsiline olukord hakkab paranema? Ja mis juhtus seejärel? Tüüpiline pilt on selline. Inimene saab uue töökoha, parema palga. Esimesed kuud on eufooria, lootus, kavatsused säästa. Siis tekib ootamatult midagi. Auto läheb katki, arve oli oodatust suurem
sõprade sünnipäev, impulsiivsed ostud ja raha kaob. Täpselt nii palju, et kontole jääb peaaegu 0. Täpselt nagu ennegi. See ei ole halvad otsused, see on programm, mis töötab täpselt nii, nagu see on kirjutatud. Sinu keha on miljonite aastate evolutsiooni tulemus, mida on täiendanud sinu esivanematelt päritud kogemused. Ja see keha on õppinud ühe väga konkreetse asja. Ressursside kogumine on ohtlik. Kui sa kogud rohkem, kui sul on hetkel vaja, tähendab see, et keegi võib seda märgata, konfiskeerida, ära võtta. Sinu ellujäämine sõltub sellest, et sa ei eristu rahvamassist, et sul ei ole rohkem kui teistel. Et raha liigub, ei seisa. See oli geniaalne ellujäämistrateegia nõukogude ajal. See oli geniaalne strateegia sõja-aastatel, kui jõukus demonstreeriv naaber kadus ühel ööl. See päästis elu. Täna see tapab su finantstulevikku. Kas tunned seda mustrit oma elus? Kus täpselt see avaldub? Lähme veel sügavamale, sest see ei ole ainult raha küsimus. Maailmas on inimesi, kellel raha püsib. Sa tead neid. Nad ei ole tingimata targemad sinust. Nad ei tööta kauem, nad ei ole moraalselt paremad, aga nende suhe rahasse on erinev. Fundamentaalselt, raku tasandil erinev. Raha ei tekita neis ärevust. Suurem kontosaldo ei tekita neis paanikat. Nad ei pea teadlikult pingutama, et mitte raha laiali kulutada. See lihtsalt jääb. Miks? Osa vastusest on epigeneetiline. Nende esivanemate kogemus oli erinev. Aga osa vastusest on neuroloogiline ja see on veel huvitavam. Blaise Pascali ülikooli neuroteadlased avastasid 2 aastakümmet tagasi, mida nad nimetasid stressikaardiks. Inimese aju kaardistab teatud olukorrad, millega kaasnevad tugevad emotsioonid, eriti hirm ja kättesaamine, ja loob neile automaatse reaktsiooni. See reaktsioon ei lähe läbi teadliku mõtlemise. See toimub kiiremini, kui sa jõuad mõelda. Kui sinu esivanemad kogesid ressursside kaotust eluga kaasneva ohuna, kaardistas nende aju selle ohuna ja läbi epigeneetika võib see kaardistus olla sinus aktiivsena. Iga kord, kui su kontosaldo kasvab üle teatud taseme, aktiveerub ärevusreaktsioon. Mitte teadlikult. Sa ei mõtle, mul on liiga palju raha, see on ohtlik. Sinu keha lihtsalt hakkab otsima viisi, kuidas see ülejääk kõrvaldada. Ja ta leiab selle. Alati. Auto läheb katki. Tekib impulss teha suur ost. Sõber küsib laenu. Arve osutub suuremaks, kui arvasid. Keha on leidnud oma väljapääsu. Programm on täidetud. Oht on kõrvaldatud. Võid lõõgastuda. Kas sa tunned seda lõõgastust? Mitte teadlikult, mitte sõnadena. Aga kas on mingisugune kergendustunne, kui raha on läinud ja kontol on taas 0? Nüüd küsime kõige olulisema küsimuse. Mitte miks see juhtub, seda me nüüd teame. Küsime, mis konkreetselt su esivanemate elus selle programmi kirjutas. Tšehhimaa ja Eesti ajalugu on selles osas üllatavalt sarnane. Mõlema rahva vanemad põlvkonnad elasid läbi 2 traumaatilise kaotuse lainet, mis järgnesid üksteisele vahetult. Esimene laine, sõda. Aastad, mil kõik oli ebakindel, mil inimesed elasid üle päeva korraga, mil säästmine polnud mõtet, homme võis kõik olla läbi. Sel perioodil õppis sõja üle elanud põlvkond ühe selge käitumisreegli. Kuluta kohe, hoia mitte midagi. Homme pole kindel. Teine laine, kollektiviseerimine ja sotsialistlik süsteem. See oli geniaalselt julm. See ei võtnud ainult vara, see võttis initsiatiivi. Aastakümnete jooksul kujundas süsteem inimestes aru saama, et isiklik majanduslik edu on kahtlane. Et silmapaistmine on ohtlik, et normaalsus on anonüümsus. Inimesed, kes kogusid, said märgistatud. Inimesed, kes paistsid silma, kadusid. Need 2 traumat üks peale teist lõid täiusliku epigeneetilise kokteiliga. Esimene kirjutas geenidele, hoiu pole mõtet, kuluta kohe. Teine kirjutas peale, isegi kui koguksid, on see ohtlik, pane silmapaistmatult laiali.
Ja see programm on sinus täna aktiivsena, mitte sümboolselt, mitte psühholoogiliselt, keemiliselt aktiivsena, geenide metüleerimisena, mis mõjutab hormonaalset reaktsiooni ressurssidele, mis aktiveerib stressireaktsiooni teatud kontosaldo ületamisel, mis loob keemilise stiimuli ressursside hajutamiseks. See ei ole su süü, see ei ole su nõrkus. See on su ellujäänud esivanema armastuse bioloogiline vorm, mis on ajast maha jäänud. Kas see resoneerib midagi sinus? Millise hetke sa mäletad, kus see programm tundus eriti selgelt töötavat? Nüüd pöördume täpselt selle poole, mida keegi sulle selgitanud ei ole. Kõik räägib rahast, aga keegi ei räägi kehakeelest. Keegi ei selgita sulle, mida su keha tunneb, kui arve tuleb. Mida su keha tunneb, kui sa hind kaardile loed? Mida su keha tunneb päev enne palka? Need ei ole abstraktsed emotsioonid. Need on mõõdetavad füsioloogilised seisundid, millel on konkreetsed bioloogilised allkirjad. Kortisool on stressihormoon, mida neerupealised toodavad ohusignaalide peale. Tavaliselt on kortisool vajalik. See mobiliseerib keha kiireks reageerimiseks ohule. Probleem tekib siis, kui kortisool on pidevalt kõrgenenud, kui keha elab kroonilise ohuseisundi sees. Inimestel, kelle esivanemad elasid läbi kroonilist ressursinappust, on uuringute kohaselt sageli muutunud kortisooli baasnivoo. Nende keha on häälestatud valvsusele seal, kus teiste keha on rahul. Ressursid, raha, toit, turvalisus aktiveerivad neis stressireaktsiooni, mitte rahulolu. Sest nende geenid on märgistatud selliselt, et küllus on sama ohtlik kui nappus. Jah, sa lugesid õigesti. Küllus ise on programmeeritud ohtlikuks. Ja siis on veel teine bioloogiline mehhanism, mis on sama oluline. Dopamiin, premeerimissüsteemi hormoon, töötab sarnaselt. Kui su esivanematel seostus ressursi hankimine kohese kasutamisega, on nende järeltulijate premeerimissüsteem häälestatud samamoodi. Dopamiin vabaneb raha kulutamisel, mitte kogumisel. Kogumine tundub tühi, emotsionaalselt tasuta, tüdimust tekitav. Kulutamine toob kergendustunde. See ei ole iseloomuviga, see on neurobioloogia. Aga, ja see on oluline aga, neurobioloogia on muutuv. See on neuroplastilisuse põhisõnum. Aju saab ümber õppida. Ja kui aju saab ümber õppida, saab ka epigeneetiline märgistus muutuda. Kuidas see muutus täpselt toimib, vaatame hiljem. Aga enne seda, kas sa tunned ennast selles kirjelduses ära? Kus täpselt see resoneerib? Milline kehatunne sellega kaasneb? On üks asi, mida ametlik haridussüsteem sulle õpetas vähem kui midagi muud. Mitte matemaatikat, mitte ajalugu, mitte isegi raha haldamist, kuigi sedagi liiga vähe. Puuduv aine on oma keha ja oma programmide tundmine. Sa käisid koolis 20 aastat. Sa õppisid Pythagorase teoreemi. Sa õppisid Tšehhimaa ja Eesti ajaloosündmuste kuupäevi. Sa õppisid võõrkeeli, aga keegi ei istunud sinuga maha ja ei öelnud sulle ausalt. Su kehas on programmid, mis töötavad iseseisvalt sinu tahtest. Mõned neist on sinu enda kogemusest, mõned on pärit su vanematelt, mõned on pärit kaugemalt. Ja enne kui sa neid programme ei tunne, töötad sa nende vastu, mitte nendega koos. See ei ole kellegi süü. Süsteem lihtsalt ei ole seda kunagi õpetanud. Aga see teadmatus on kallis. Statistika ütleb midagi murettekitavat. Üle 80% lotovõitjatest on 5 aasta pärast tagasi seal, kus nad enne võitu olid. Mitte sellepärast, et nad oleksid rumalad. Sellepärast, et nende kehaprogramm ei ole muutunud. Keha teab ainult üht taset, mis tundub normaalsena. Ja see tase on see, kus nad üles kasvasid. Igasugune kõrvalekalle sellest normist tekitab kehas pinge, mis nõuab lahendamist. See on finantsiline setpoint ehk lähtepositsioon. Psühholoogias on pikka aega räägitud emotsionaalsest setpointist, tasemest, millele meeleolu kipub tagasi pöörduma. Aga on olemas ka finantsiline lähtepositsioon, rahatase, mida keha peab normaalseks, turvaliseks, koduseks.
kui su finantsiline lähtepositsioon on programmeeritud nullilähedase kontosaldo peale, siis kõik, mis sellest kõrgemale tõuseb, tekitab kehas ebamugavuse. Ja keha lahendab ebamugavuse kiireimal võimalikul viisil, kulutades, kaotades, ära jagades. Kas sa näed seda mustrit oma elus? Mis on sinu finantsiline lähtepositsioon? Mis number tundub sinu kontol normaalsena? On üks fakt, millest harva räägitakse avalikult, kuid mida ajaloolased ja sotsioloogid hästi teavad. Vaesuse programmid ei ole juhuslikud. Need on süsteemsed. Nõukogude süsteem, nii Tšehhimaa kui Eesti kontekstis, oli ehitatud selliselt, et erakapitali kogumine oli võimatu või ohtlik. Mitte lihtsalt ebasoovitav, ohtlik. Inimesed, kes püüdsid iseseisvalt majanduslikult edasi jõuda, seisid silmitsi bürokraatlike takistuste, ühiskondliku surve ja mõnikord ametliku tagakiusamisega. Süsteem premeeris kuulekust ja karistus iseseisvust. Selle aastakümnete jooksul kodeeritud sõnum levis läbi perekondade. Ära paista silma, ära ole teistest parem, jaga, mis sul on, ära kogune. See sõnum anti edasi sõnadega, käitumismudelitega ja nagu me nüüd teame, läbi epigeneetiliste märkide. Kuid on olemas ka teine kiht, millest räägitakse veel vähem. Religioossed ja kultuurilised hoiakud raha suhtes on Kesk- ja Ida-Euroopas olnud sajandeid vastuolulised. Ühelt poolt protestantlik tööeetika, mis nägi töö ja kokkuhoiu kui vooruse märki. Teiselt poolt kristlikud hoiakud raha rikutavuse kohta, mis andsid üle põlvkondade edasi sõnumi, raha on kiusatus, rikkus rikub hinge, vaesus on parem ja ausam seisund. Need kaks kihti, poliitiline ja religioosne, ladestusid peale üksteise. Tulemus: põlvkonnad inimesi, kes on kehatasemel programmeeritud uskuma, et raha tahetud kogumine on kas ohtlik või ebamoraalne. Ja nüüd jõuame selleni, mida sa täna ehk esimest korda kuuled. See programm ei ole tõde. See on ajast ja ruumist maha jäänud instruktsiooni jäänuk. Su esivanemad vajasid seda, et ellu jääda. Sa enam ei vaja. Aga keha ei tea seda, kui sa talle ei ütle. Kas sa oled valmis talle ütlema? Mis tunne see küsimus tekitab? Koheselt, enne kui jõuad vastust analüüsida. Nüüd räägiksime sellest, mida teadus täpselt ütleb muutuse võimalikkuse kohta. 21. sajandist on epigeneetikas toimunud revolutsioon. Kauem kui 100 aastat arvasid teadlased, et geneetiline kood on saatus, kindel, muutumatu, antud. Siis tuli epigeneetika ja ütles, jah, tekst on kindel, kuid seda, milliseid peatükke loetakse, saab muuta. Jaapani teadlane Yoshinori Ohsumi, kes sai 2017. aastal Nobeli preemia autofaagia ehk rakkude isepuhastumise avastuse eest, näitas üht olulist mehhanismi. Keha suudab iseenesest puhastada kahjustunud rakke ja luua uusi. See protsess aktiveerub konkreetsetes tingimustes. Ja oluline on see näitab, et keha on iseeneslikult muutuv süsteem, mitte kivisse raiutud struktuur. Neuroplastilisus ütleb sama aju kohta. AI-teadlane Michael Merzenich on aastakümneid uurinud, kuidas täiskasvanu aju saab ümber õppida. Luua uusi ühendusi, kustutada vanu, muuta oma struktuuri. See ei ole nooruslik privileeg, see toimub igas vanuses, õigete tingimuste korral. Ja epigeneetiline muutus toimib samuti. Metüleerimisel põhinevad märgid ei ole igavesed. Neid saab muuta. Stress, trauma ja kogemus kirjutavad neile märkidele, aga ka rahulikkus, kogemus ja tähenduslikud rituaalid kirjutavad neile märkidele. See tähendab konkreetselt järgmist. Programm, mille su esivanemad kirjutasid, saab ümber kirjutada. Mitte teraapia aastakümnetega, mitte ravimite kaudu, teadliku kogemuse kaudu, mis loob uued keemilised märgid. Küsimus on selles, milline kogemus seda teeb. Ja sellest räägimegi nüüd. Kõige esimene samm ei ole praktiline, see on tajuline. Sa pead nägema programmi. Nägema seda selgelt, ilma enesekaitseta, ilma häbita.
nimetama seda täpselt. See on päritud ellujäämismehhanism, mitte minu iseloomuviga. See üks samm, nimetamine, on bioloogiliselt oluline. Prefrontaalne ajukoor, mis vastutab teadliku mõtlemise eest, saab aktiveeruda ainult siis, kui sündmus on nimetatud. Nimetamata emotsioon ja nimetamata käitumismuster töötavad allpool teadlikkust, amügdala tasemel, instinktiivselt, automaatselt. Niipea, kui sa nimed, suunab prefrontaalne ajukoor tähelepanu sellele ja saab hakata seda reguleerima. See ei ole müstiline väide, see on neuroteadus. Uuringud on näidanud, et emotsiooni nimetamine vähendab amügdala aktiivsust mitte 10. sekundil. Sõnad loovad neuronaalsed teed, mis lähevad möödavaheliku reaktsiooni ümber. Seega esimene samm on sõnaline. Vaata oma finantsilist käitumist. Vaata konkreetset mustrit. Kas sa kulutad täpselt enne palka eriti palju? Kas uue sissetuleku juures tekib ootamatu väljaminek? Kas sul on raske säästa ka siis, kui loogiliselt peaks saama? Kas raha kogumine tekitab ärevust, mitte rahuldust? Ja siis ütle endale, valjult, sõnadega kui võimalik. See ei ole mina. See on programm. See programm kirjutati minu esivanematele ellujäämiseks. See ei kehti enam. Mina olen erinev aeg, erinev kontekst, erinev võimalus. See lause on algus, kuid ainult algus. Sest teine samm on kehaline ja see on kohustuslik. Sest programm ei ela ainult mõtetes, see elab kehas. Keemilises märgistuses, hormonaalses reaktsioonis, lihaspingetes, hingamisrütmis. Programmi muutmiseks on vaja keha uut kogemust. Mis tunne sul on selles lõigus? Mis kehas muutub, kui sa seda kuulad? Räägime nüüd sellest, mida sa ei tohiks teha. Väga paljud inimesed, kes hakkavad mõistma oma finantsilisi mustreid, teevad ühe konkreetse vea. Nad alustavad äkiliste ja drastiliste muutustega. Nad otsustavad korraga kõik muuta, teevad ranged eelarved, lõpetavad kõik kulutused, püüavad maksimaalset distsipliini jõustada. See ei tööta. Tegelikult teeb see hullemaks. Siin on põhjus. Tahtetugevus toimib nagu lihas. See väsib. Ja kui tahtetugevuse lihas väsib, vabastab keha salvestatud stressienergia täpselt seal, kus on kergeim, kulutades impulsiivselt kõige suurema vastupanuga vahendite peal. Suur äkiline muutus on keha jaoks uus traumatriiger. Keha peab seda ohuks ja aktiveerib ellujäämisreaktsioonid täisvõimsusel. Sa oled siis kõige halvemas positsioonis, et teha ratsionaalseid rahalisi otsuseid. Teine viga on häbistamine. Endale rääkimine. Olen vastutustundetu, olen rumal, mul ei ole selgroogu. See ei motiveeri. See aktiveerib täpselt sama ellujäämisreaktsiooni, sest häbi on keha jaoks sotsiaalne ohusignaal. Ja sotsiaalne oht tähendab ressursiohtu. Kolmas viga on võrdlemine. Vaadata teisi inimesi, kes haldavad raha hästi ja võrrelda end nendega. See on kahjulik kahel tasandil. Esiteks loob see puudulikkustunde, mis on ise stressitriiger. Teiseks on see intellektuaalselt ebaaus, sest sa võrdled oma sisemist teekonda nende välise tulemusega, ilma et teaksid midagi nende epigeneetilisest pärandist. Neljas viga, millest räägitaks kõige harvemini. Kiire info kogumine. Raamatute lugemine, videote vaatamine, kursuste tegemine, kõik see on väärtuslik, aga ainult siis, kui see on ühendatud kehalise muutusega. Intellektuaalne mõistmine ilma kehalise muutuseta jätab programmi muutumata. Sa tead küll, kuidas peaks käituma, aga su keha jätkab vana programmi järgi. Viies viga on üritada muuta käitumist enne seisundi muutmist. Raha haldamine ei ole käitumisprobleem, see on seisundi probleem. Kui oled vane seisundis, teeb keha automaatselt vanu otsuseid. Õige seisundis muutuvad otsused loomuliku käitumise osaks. Mis on su kõige tuttavam viga sellest nimekirjast? Kumba sa oled enim teinud? Nüüd räägime kõige konkreetsemast asjast,
sellest, mida sa saad teha juba täna. Mitte kursuse läbimise järel, mitte pärast aastate pikkust teraapiat, täna. Siin on 3 sammu, mis on teaduslikult põhjendatud, praktilised ja teostatavad. Esimene samm on kehalik märkimine. Võta välja üks füüsiline rahatäht, kui võimalik mitte kaart, vaid päris rahatäht. Hoia seda käes. Tunne seda. Selle tekstuuri, kaalu, temperatuuri. Ja pane tähele, mis kehas juhtub. Kas tekib ärevus, ebamugavus, impulss panna ära või lõõgastus. See on diagnostikaharjutus. Sa märkad oma programmi füüsilist allkirja. Sa ei muuda midagi, sa ainult märkad. See on esimene samm neuraalse ümberõppimise protsessis. Enne kui saad luua uue reaktsiooni, pead nägema vana reaktsiooni täielikult. Tee seda harjutust iga päev 1 minuti jooksul. Hoia rahatähte käes. Märka keha reaktsiooni. Pane tähele, kas reaktsioon muutub aja jooksul. Teine samm on sõnaline ankur. Loo endale lause, mis on keha tasemel tõene. Mitte ambitsioonikas, mitte võimatu, lihtsalt tõene praegu. Mitte ma olen rikas, see on keha jaoks vale ja ta lükkab selle tagasi. Midagi sellist. Minu esivanemad tegid parima, mida nad suutsid. Ma olen nende jätkaja uues ajas. Minu kehal on ressursse säilitada ja see on turvaline. Korda seda lauset iga päev, eriti enne rahalisi otsuseid, enne ostude tegemist, pärast arve maksmist. Sõnalised kordused loovad neuroplastilisuse tõttu päris neuraanseid radu aja jooksul. 3. samm on mikrokogemus uuest normist. Vali üks väike konkreetne summa, nii väike, et see tundub täiesti ohutu. 10 eurot, 20 eurot, 100 eurot, olenevalt sinu kontekstist. Ja jäta see 2 nädalat puutumata. Mitte investeerimiseks, mitte eesmärgiga, lihtsalt et keha saaks kogemuse. See summa on siin. Maailm ei lõpe. Keegi ei tule seda ära võtma. Mul on lubatud seda omada. See on finantsilise lähtepositsioon neuroloogiline ümberprogrammeerimine. Keha kogeb, et ressurss on olemas ja see on turvaline. See kogemus, kui see kordub regulaarselt, hakkab looma uut keemilist märgistust, uut epigeneetilist allkirja. Milline neist 3 sammust tundub sulle kõige teostatavamana just täna? On üks muster, mida harva nimetatakse, kuid mis on läbivalt seotud rahaliste mustrite epigeneetilise pärandiga. See muster ei avaldu ainult rahalises käitumises. See mõjutab suhteid, tervisevalikuid, elu eesmärke ja tunnet, mida sa oma kehast igal hommikul ärkamisel saad. Seda mustrit võib nimetada nähtamatuks laeks. Iga inimene kannab endas luba olla teatud tasemel heaolus. Mitte teadlikult valitud luba, vaid programmeeritud, keha tasemel omaks võetud luba. See luba on sünteesitud kõigest, mida sa lapsena nägid, mida sa oma vanematelt edasi anti said ja, nagu me nüüd teame, kõigest, mida su esivanemad kogesid. Kui sinu esivanemate programm ütles, küllus on ohtlik, rikkus tähendab ohtu, silmapaistmine kutsub karistuse, siis on su nähtamatu lagi programmeeritud madalale. Ja iga kord, kui su elu hakkab seda lage ületama, aktiveerub keha automaatselt selle allapoole viimiseks. See lagiefekt ei ilmne ainult rahas, see ilmneb suhetes. Sa leiad partnerid, kes ei sobi, just siis, kui suhted hakkavad olema liialt head. Tervises. Tekib haigus just siis, kui oled liialt hea energiaga. Tööl. Teed vea just siis, kui edutamine on lähedal. See ei ole kokkusattumus. See on programm, mis otsib oma normitaset. Psühholoog Gay Hendricks nimetas seda ülempiiri probleemiks. Ülemine lagi, mille kohal olemise ajaks keha loob kriisi. Hendricksi tähelepanek on, et enamik inimeste elus esinevaid kriise on tegelikult eneseregulatsioonimehhanismid, mis toovad heaolu tagasi tuttavale tasemele. Aga siin on see, mida Hendricks ei öelnud piisavalt selgelt ja mida epigeneetika lisab. See lagi ei ole ainult psühholoogiline, see on keemiliselt kodeeritud.
ja seepärast ei piisa ainult kognitiivsetest tehnikatest selle muutmiseks. Sa võid mõelda, ma tahan olla edukas, ma luban endale edu, ma olen valmis. Aga keha hoiab oma programmi. Kuni programm kehas ei muutu, jääb lagi paika. Siin on seega kõige olulisem küsimus kogu selle video jooksul. Milline on sinu nähtamatu lagi? Mitte see, mida sa arvad, et see võiks olla. Vaata oma viimase 5 aasta tegelikku tulemust. Vaata tegelikku kontosaldot, tegelikke suhteid, tegelikku terviseseisundit. See on lagi, mida su keha tunneb lubatuna. Ja nüüd küsi, mis sinu esivanemate loos loodi see lagi? Vaatame veel ühte kihti, mida harva puudutatakse. Keemilised märgid, mis mõjutavad sinu finantsilist käitumist, ei ole ainult päritolus. Need loovad end ka täna uuesti, sinu igapäevaste kogemuste kaudu. Kroonilise rahalise ärevuse seisund, pidev mure, kuidas arveid maksta, pidev mõte sellest, kui palju midagi maksab, pidev tunne, et ei ole kunagi piisavalt, loob ise epigeneetilisi märke, mis tugevdavad olemasolevat programmi. Stress ühe küsimuse ümber aktiveerib kortisooli reaktsiooni, mis omakorda mõjutab otsustamist ja impulsi kontrolli. See on ring. Päritud programm loob ärevust. Ärevus loob otsuseid, mis kinnitavad programmi. Need otsused loovad uusi epigeneetilisi märke. Need märgid tugevdavad programmi. Ring on suletud. Kuidas seda ringi katkestada? Teadus on siin üsna selge. Katkestuskoht ei ole mõtete tasemel. Mõtted on liiga kiired, liiga automatiseeritud. Katkestuskoht on keha seisundis. Kui suudad muuta keha seisundit füsioloogiliselt, hormonaalselt, hingamise kaudu enne rahalisi otsuseid, muutuvad otsused ise. See on kliiniliselt tõestatud. Uuringud on näidanud, et 3–4 minutit teadlikku hingamist enne olulist otsust vähendab kortisoli taset ja suurendab prefrontaalse ajukoore aktiivsust. Prefrontaalne ajukoor on see osa ajust, mis suudab mõelda pikaajaliselt, kaaluda tagajärgi, teha ratsionaalseid otsuseid. Amügdala, vastupidi, mõtleb ainult praegu. Amügdala küsib ainult, kas see on ohtlik, kas pean pugenema. Amügdala ei oska säästa pensioniks, amügdala ei mõista investeerimist, amügdala ei planeeri tulevikku. Amügdala reageerib ainult ellujäämise seisukohalt. Ja ellujäämise seisukohalt on raha kogumine ohtlik, kui su programm seda nii ütleb. Seega kõik finantsilise planeerimise nõuanded, mis on sulle antud eeldusel, et sa oled prefrontaalses seisundis, on kasutu, kui sa tegelikult oled amügdala seisundis. Eelarved, säästmisplaanid, investeerimisstrateegiad. Need kõik töötavad ainult siis, kui oled õiges seisundis nende rakendamiseks. Seisund tuleb enne strateegiat. Kas sa oled täheldanud, et parimad finantsilised kavatsused kukuvad läbi teatud seisundis? Millal täpselt see juhtub? Jõudsime nüüd kõige olulisema küsimuseni. Mitte küsimus sellest, mis on valesti. Küsimus sellest, kes sa saad olla, kui see programm on muutunud. Kujuta ette hetke, mitte unistusena, vaid tegeliku kehalise kogemusena, kus su seos rahaga on muutunud. Kontosaldo kasvab ja sa tunned mitte ärevust, vaid rahulolu. Arve tuleb ja sa maksad seda rahulikult, ilma paanikareaktsioonita. Palk saabub ja sa ei tunne impulssi seda kohe laiali jaotada, vaid tunned loomulikku, pingevaba soovi selle osaga teha midagi tuleviku kasuks. See on võimalik. Mitte tulevikus abstraktselt. See on bioloogiliselt saavutatav seisund, milleni jõuavad inimesed, kes töötavad süsteemselt oma päritud programmidega. Aga mis on veelgi olulisem? Kujuta ette, mida see muutus tähendab su lastele. Epigeneetiline pärandus töötab mõlemas suunas. Nii nagu trauma kirjutab keemilisi märke järgmistele põlvkondadele, nii kirjutab ka paranemine. Kui sina muudad oma seisundit, oma suhet rahasse, oma keemilist vastust ressurssidele, siis annad sina oma lastele edasi midagi fundamentaalselt erinevat sellest, mis sulle anti. Sa ei anna neile lihtsalt finantsilisi õppetunde. Sa annad neile epigeneetilised märgid, mis ütlevad, ressurss on turvaline, küllus on lubatud, kogumine ei ole ohtlik.
See on tegelik põlvkondade vaheline muutus. Mitte ainult rahapärandi tähenduses, vaid bioloogilise saatuse muutmise tähenduses. Su esivanemad andsid sulle parima, mis neil oli. Ellujäämistarkuse rasketel aegadel. Nüüd on sinu kord anda oma lastele parim, mis sul on. Vabaduse teadmine, et maailm on turvaline koht, kus on lubatud õitseda. Kas see resoneerib? Kellele sa tahaksid seda anda? Nüüd teeme midagi konkreetset. Midagi, mida sa saad teha just praegu, ilma et sul oleks vaja midagi osta, kuskile minna, midagi ette valmistada. See on kehaline praktika, mis töötab otseselt selle epigeneetilise programmiga, millest me täna rääkisime. See ei kesta kauem kui 5 minutit, aga tee seda täie tähelepanuga. Mitte taustal, mitte pooleldi, vaid täielikult kohal ollen. Istu mugavalt. Selg toetub tugistruktuurile. Jalad on põrandal. Käed on rüpes, peopesad ülespoole. Sulge silmad. Võta 3 aeglast hingamist. Sisse hingatavana loe 4. Välja hingamisel loe 6. Lase kehal end maa lasta. Nüüd kujuta ette oma vana vanemaid. Sa ei pea teadma nende nägusid, nende nimesid. Lihtsalt too enda ette pilt inimestest, kes elasid enne sind, kes kannatasid, kes ellu jäid, kes tegid kõik, et sina saaksid sündida. Vaata neid enda ees. Tunne, mida sa nende suhtes tunned. Ja nüüd ütle neile, vaikuses, oma südames järgmist. Ma näen, mida te kogesite. Ma näen, mis teid õpetas. Ma tänan teid ellujäämise eest, sest ilma teie ellujäämiseta poleks mind. Teie programm päästis teid. Ja see on hea. Aga minu aeg on erinev. Minu maailm on turvaline viisil, mis teie maailm ei olnud. Ma kannan teie armastust edasi, kuid ei kanna enam teie hirmu. Selle valikuga vabanen ma ning vabastan teid. Ole sellega mõne hetke. Märka, mis kehas juhtub. Märka kõiki tundeid, ka neid, mis on ootamatud. Kui oled valmis, võta üks sügav hingeõhk. Avane silmad aeglaselt. See praktika, mida sa tegid, ei ole ainult psühholoogiline rituaal. See aktiveerib parasümpaatilise närvisüsteemi ehk puhkuse ja taastumise süsteemi, mis on vastupidine stressireaktsioonile. Parasümpaatilises seisundis on keha vastuvõtlik uute epigeneetiliste märkide loomisele. See seisund ise on samuti epigeneetiline stiimul, kui seda kogeda piisavalt regulaarselt. Tee seda harjutust iga päev 7 päeva jooksul. Märka, kas sinu seos rahasse muutub. Ja nüüd jõuame viimase asjani, mida ma täna sinuga jagada tahan. Sa oled kuulanud nüüd kaua. Sa oled saanud rohkem informatsiooni selle kohta, kuidas su finantsilised mustrid on kujunenud, kui enamik inimesi saab kogu oma elu jooksul. See on väärtuslik, aga informatsioon üksi ei muuda midagi. Ainult üks asi muudab midagi. Otsus. Konkreetne, kehaline, hetkel tehtud otsus. Mitte otsus muuta kõike korraga, mitte otsus hakata rikasteks saama, mitte otsus, mis nõuab suuri ressursse ja ideaalseid tingimusi. Üks väike otsus. Täna. Võib-olla see on otsus teha see kehaline harjutus igal õhtul 7 päeva jooksul. Võib-olla see on otsus jätta teatud summa 2 nädalat puutumata. Võib-olla see on otsus rääkida oma lapsele ühest põlvkondade vahelisest mustrist, mida sa täna ära tundsid. Võib-olla see on otsus lihtsalt tänada oma vanemaid esimest korda elus. Ükskõik, mis see on samm. Ja iga samm, mis on astutud teadlikult uues seisundis, loob uue epigeneetilise märgi. Üks märk viib teiseni. Aja jooksul muutub programm. Sa ei saa muuta seda, mis kirjutati enne sind, aga sa saad kirjutada, mis läheb edasi pärast sind. Selles on sinu jõud. Seda ei saa keegi sinult ära võtta. Mis on üks asi, mis täna sinus muutus? Kirjuta see kommentaaridesse, mitte video kokkuvõtet, vaid see üks mõte, see üks kehaline tunne, mis jäi.
Fikseerimata insight kaob tunni jooksul. Fikseeri see praegu. Ütle seal, mina aktiveerin uue programmi. Minu keha teab, et küllus on turvaline. See on sinu esimene kehaline allkiri uuel rajal. Muutus ei alga siis, kui tingimused on ideaalsed. Muutus algas siis, kui sa selleni jõudsid. Aga enne kui me lahku läheme, tahaksin rääkida veel ühest asjast. Sellest, millest harva räägitakse. Isegi neis ringkondades, kus epigeneetikast ja päritud traumadest rääkida on tavaliseks saanud. See on küsimus süütunde pärandusest. Vanemad põlvkonnad, kes elasid nappuses, tegid mõnikord valikuid, mida nad ise hiljem häbenesid. Nad ei saanud lastele anda seda, mida tahtsid. Nad käitusid stressiseisundis nii, nagu stressiseisundis inimesed käituvad. Nad õpetasid oma lastele hirmu, sest nad ise elasid hirmus. Ja mõnikord kanti see süütunne, see häbi, see ma ei olnud piisav vanem, edasi järgmistesse põlvkondadesse sama kindlalt kui rahaärevus. Sa võid kanda oma õlgadel mitte ainult oma esivanema hirmu, vaid ka tema häbi. Häbi on epigeneetiliselt kõige tugevamalt kodeeritud emotsioon, mida teadlased on uurinud. Häbi aktiveerib aju ohupiirkondades eriti sügavaid reaktsioone, sest evolutsiooniliselt tähendas kogukonnast tõrjutud olemine, mida häbi signaliseerib, surma. Häbi, mis on pärit eelnevatest põlvkondadest, istub kehas eriti tihedalt. Ja siin on oluline eristus. Su esivanematel oli oma süütunne oma põhjusel. Nad elasid tingimustes, mida sa ei vali. Sa ei pea nende süütunnet oma omaks võtma. Sa saad anda neile armu ja enda tänasele minale armu samal ajal. Armu andmine ei tähenda vabanduste leidmist. See tähendab konteksti nägemist. Su vanavanavanemad ei olnud nõrgad, kes ei suutnud raha hoida. Nad olid inimesed, kelle keskkond kodeeris neisse konkreetse ellujäämiskäitumise. Su vanemad ei olnud vastutustundetud, nad käitusid programmeeritud instruktsioone järgides, mida keegi neile ei näidanud ja mida keegi ei seletanud. Ja sina, täna, oled esimene põlvkond, kel on teave, et see programm on olemas. Esimene põlvkond, kes saab teha teadliku valiku. Esimene põlvkond, kes saab öelda, ma näen programmi, ma tunnen selle koormust, ma valin teise tee. See on eriline positsioon, see on vastutus ja privileeg korraga. Kas sa tunned seda vastutust? Mille eest täpselt sa vastutust tunneksid, kui teaksid, et su valikud täna kirjutavad su laste epigeneetilise kaardi? Vaatame nüüd seda, mis tegelikult juhtub kehas, kui muutus toimub. Neuroloogid on uurinud inimesi, kes on läbinud süsteemsed muutusprotsessid, olgu see seotud traumade töötlemisega, pikaajalise mediteerimisega või teadliku käitumismuutusega. Nad on leidnud konkreetsed muutused ajustruktuuris, hormoonide tasemes ja keemilises märgistuses. Üks kõige selgemalt dokumenteeritud muutus on vaguse närvis. Vagusnärv on pikkeim kraniaalnärv inimkehas. See läbib kõri, südame, kopsud, seedeorgane. See on parasümpaatilise närvisüsteemi peamine teekond. See on tee, mille kaudu aju ütleb kehale, on turvaline, saad lõõgastuda, saad seedida, saad paraneda. Inimestel, kelle keha elab kroonilises valvsuse seisundis, nagu epigeneetiliselt programmeeritud ellujäämisrežiimis, on vaguse närvi toonus madal. Madal vaguse toonus tähendab, et keha ei saa piisavalt hästi alla lülituda. See jääb kergendatud valvsusesse isegi siis, kui oht on möödas. Inimestel, kes regulaarselt harjutavad tehnikaid, mis aktiveerivad parasümpaatilist süsteemi, aeglane hingamine, teadlik lõõgastus, sotsiaalne side, looduses olemine, tõuseb vaguse toonus. Ja kõrge vaguse toonusega inimesed ei ole ainult rahulikumad, neil on parem otsustusvõime, suurem emotsionaalne paindlikkus, tugevam immuunsüsteem ja, mis on meie kontekstis oluline, parem võime taluda majanduslikku ebakindlust ilma paanikareaktsioonita. See tähendab konkreetselt, vaguse treenimise harjutused, mis on lihtsad ja tasuta, tõstavad sinu füüsilist suutlikkust teha paremaid rahalisi otsuseid. Rahaprobleem on sageli kehaseisundi probleem. Millal viimati mõtlesid oma tervisele,
kui oma finantsilise käitumise alustalale. Lähme nüüd veelgi konkreetsemaks. Vaatame 6 erinevat käitumismustrit, mis on iseloomulikud inimestele, kelle kehas on aktiivne päritud ressursipuuduse programm. Mitte kõik 6 ei kehti sinu kohta, aga tõenäoliselt tunneb ta ennast 1–3 neist väga selgelt ära. Esimene muster. Rahvaste lahtilaskmise kiirustamine. Sa saad raha kätte ja tunned kohe impulsi see korda seada. Maksta kõik arved ette, osta see asi, mida oled oodanud, aidata sõpra, kes on rahastresses. Sa ei saa hingata enne, kui raha on laiali pandud. Kergendus tuleb alles siis, kui kontol on taas vähe. Teine muster. Nähtamatu kulutamine. Sa ei tea, kuhu su raha läheb. Sa ei ole raiskaja suurte ostudega. Raha kaob kuidagi tasapisi, väikeste summadena, mida on hiljem raske meenutada. Iga ost tundus mõistlik, aga kokkuvõttes on kuu lõpus 0. Kolmas muster. Enese alahindamine professionaalselt. Sa küsid oma töö eest vähem, kui see väärt on. Sul on raske öelda suuremat hinda. Sa tunned süüd, kui teenid hästi. Sa saboteerid võimalusi, mis viivad sissetuleku tasemeni, mis tundub liiga kõrge. Neljas muster. Impulsiivne reageerivus teiste rahalistele vajadustele. Keegi küsib abi ja sa ütled jah, enne kui jõuad mõelda. Sa annad laenu, mida ei ole võimalik tagasi saada. Sa aitad teisi rahaliselt enne, kui hoolitsed oma turvapadi eest. Sa tunned, et su raha ei ole päriselt sinu oma. See on alati teiste jaoks kättesaadav enne, kui see sinu jaoks kättesaadav on. Viies muster. Finantsplaan käivitub, siis katkeb. Sa tead, mida teha. Sa oled lugenud raamatuid, kuulanud podcaste, teinud eelarveid. Sa alustad, näed tulemusi ja siis, täpselt selle tulemuse järgselt, tekib midagi, mis katkestab plaani. Ja ring algab uuesti. 6. muster. Rikkuse häbi. Su hulgas on inimesi, kes elavad kehvemalt kui sina. Sa tunned ebamugavust sellest rääkida, kui sul läheb hästi. Sa tunned vajadust minimeerida oma edu, vabandada oma tulemuste eest, teha ennast väiksemaks. Kui tunned ennast ühes neist mustrites, see ei ole su iseloom. See on programm. Ja programmi saab muuta. Milline neist 6 tundub kõige valusam? Milline on see, mida sa kõige enam varjata üritad? Nüüd vaatame, mis juhtub siis, kui programm hakkab muutuma. Mitte teoreetiliselt, konkreetsete märkide kaudu, mida saad oma elus täheldada. Esimene märk on see, et raha vaatamine ei tekita enam ärevust. Saavad rakenduse, vaatad kontosaldot ja sul on neutraalne reaktsioon, mitte koheselt tugevnev hingamine, mitte kõhus tekkinud pinne. See võib tunduda nii väike, et ei pane tähelegi, aga tegelikult on see tohutu. See tähendab, et parasümpaatiline süsteem on üle võtnud sümpaatilise reaktsiooni. Teine märk on see, et impulsiivsed ostud vähenevad loomulikult. Mitte seetõttu, et sa pigistad hambad kokku ja keeldud, vaid seetõttu, et impulss lihtsalt ei teki enam sama tugevalt. Keha ei vaja enam sama regulaarset väljalaskemehhanismi. 3. märk on see, et sul on kergem öelda ei teiste rahalistele nõudmistele. Mitte karmilt, mitte külmalt, vaid lihtsalt, loomulikult, sest su keha ei tunne enam seda ärevat vajadust aidata kõiki kohe, et kaitsta sotsiaalseid sidemeid. 4. märk on see, et sa hakkad märkama sünkroonsusi oma rahavoos, ootamatuid võimalusi, inimesi, kes ilmuvad õigel hetkel, pakkumisi, mis tulevad siis, kui oled just avatud. See ei ole maagia, see on selektiivse tähelepanu nihkumine. Kui sa enam ei ole kogu aeg allasurumise ootuses, hakkad märkama loomise võimalusi. 5. märk on kõige subtiilsem, kuid kõige olulisem. Su lapsed hakkavad käituma rahaga erinevalt. Sa näed, kuidas nende reaktsioonid ressurssidele on rahulikumad, avamad, vähem ärevad. Sina oled andnud neile edasi midagi uut. See on epigeneetiline muutus põlvkondade vahel, elus, nähes, sinu eluajal. Kas sa näed neid märke juba mõnes aspektis oma elus?
Jõuame nüüd sinna, kust kõik algas. Sa tulid siia võib-olla seetõttu, et raha ei püsi. Võib-olla sellepärast, et sa tundsid ennast nende sõnade esimeses lauses ära. Võib-olla sellepärast, et kuskil sügaval teadsid, et see ei saa olla ainult sinu iseloomu viga. See on midagi sügavamat. Sa olid õigus. See on sügavamat. See on bioloogiline, epigeneetiline, põlvkondadevaheline pärand sellest, mida su esivanemad ellu jäädes õppisid. See on armastuse kõige vanem vorm, keha, mis kandis edasi seda, mida ta arvas olevat kasulik. Aga nüüd on sul teave. Nüüd tead sa mehhanismi. Nüüd näed sa programmi. Mitte endale selgituseks, mitte vabanduseks, vaid teadmiseks, millest algab muutus. Sa ei suuda muuta seda, mis kirjutati enne sind. Aga sa saad olla see, kes kirjutab edasi teisiti. Sa saad olla esimene inimene oma perekonna ajaloos, kelle keha teab, küllus on turvaline. Ressurss on lubatud. Edu ei kahjusta kedagi. See on võimalik. See töötab. See on bioloogiliselt tõendatud. Ja see algab täna, selle otsusega, mille sa teed järgmise 5 minuti jooksul. Enne, kui hakkad midagi muud tegema. Mine kommentaaridesse. Kirjuta sinna, mina aktiveerin uue programmi. Minu keha teab, et küllus on turvaline. Selle lause kirjutamine on kehaline toiming. Selle lugemise hetk, kus su silmad näevad oma käega kirjutatud sõnu, loob neuraalse kinnituse. See on väike asi, aga väikesed asjad, mis tehakse teadliku tähelepanuga, loovad suuri muutusi aja jooksul. Ära lahku ilma seda kirjutamata. See on sinu esimene samm. Sinu esivanemad elasid üle, et sina saaksid olla siin. Sina elad üle, et sinu lapsed saaksid elada teisiti. See ahel algab sinust. See algab praegu.